Tere, head vaatajad! Algab Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 16. saade. Ja tänases saates teen juttu ühest huvitavast nähtusest. Ja nimelt, kas malelehte saab teha niimoodi nagu luuraja? Seda teemat valima ajendas mind üks huvitav asi. Nimelt on mind minu vingamehed või ütleme sellised, kes ei ole just sõbrad, pikka aega nimetanud luurajaks. Keegi on nimetanud Vene luurajaks, siis on nimetatud USA luurajaks, Iisraeli luurajaks, mõni ka Ungari luurajaks. Ja ma ei ole kuidagi aru saanud, miks. Minu meelest see on väga kummaline ja ma mõtlesin, et mis võib olla tekitanud inimestel sellise mulje, nagu ma oleks luuraja. Ja tükk aega pidin ajusid ragistama, siis taipasin, et äkki selle põhjuseks on see, et mul on õnnestunud juba 11 aastat teha ajalehte, malelehte, nimelt, mida Eesti peavoolu ajakirjandus pole siiamaani suutnud avastada. Ta pole selle olemasolu märganud. Ma arvan, et infoajastul, kus kogu info on inimestele kätte saadav väga ruttu, see on päris korralik saavutus, kui 11 aastat teha niimoodi lehte, et sa jääd peavoolu meediale märkamatuks. Ja siis ma saan täiesti aru, et osal inimestest tekkiski selline mulje, nagu ma oleks luuraja. Sest rangelt võttes selleks ongi vaja luuraja omadusi, et teha midagi niimoodi 11 aastat, et seda ei ole näha. Sest male on ju Eestile eriline spordiala. Mäletatavasti 20. sajandi parimaks Eesti sportlaseks tunnistatigi maletaja, täpsemalt Paul Keres. Ja üldsegi male on näiteks viinud Keresega Eesti 5 kroonisele, mis on maailmas üks väga väheseid, kui mitte lausa esimene kord, kus maletaja satub oma riigi raha tähele. Kuigi mulle meenub, vist oli Kuubas ka Jose Raul Capablanca pilt male tähel, seda peab täpsustama. Ja arvestades, kui tähtis on Eestile ja Eesti rahvale male, siis ongi ülimalt tähelepanuväärne, et suudetakse riigi ainsat malelehte teha 11 aastat niimoodi, et see ei jää peavoolu ajakirjandusele silma. Ja siis ma mõtlesingi, kas ma olen luuraja või ei ole, ja tänases saates tutvustangi seda ajalehte, mis võis tekitada osal inimestest mulje, nagu ma oleks luuraja. Tähelepanelikku vaatamist. Ja vaatame nüüd lähemalt, kuidas sündis maleleht, mille väljaandmine tekitas minust mulje, nagu luuraja oleksin. Ja Heade mõtete kastis on siis luure maleleht. Ajalehe enda nimi on Eesti Maleelu ja see asutati juba 2014. aasta jaanuaris, seega juba rohkem kui 11 aastat tagasi. Varsti saab lausa 12 aastat. Ja siin tasub teada, et tal oli ka eellugu ehk siis teatud mõttes isa, nimelt Rahvuslaste Tallinna klubi ajalehe rahvuslik teataja. Viimase, ütleme, eelneva paari aasta jooksul, 1,5 aasta jooksul, ütleme, eelviimasel leheküljel ilmus alati malekülg, terve lehekülg malet, mis on Eesti ajakirjandusmaastikul päris erandlik nähtus. Ja siis maletajad lugesid seda, vaatasid, neile hakkas meeldima, nad tegid mulle ettepaneku, et Tõnu, tule hakka selle lehe peatoimetajaks, tuleme sulle appi asjatundlikkusega ja teeme võimalikult hea lehe valmis. Ma olin nõus, mulle see meeldis ja siis 2014. aasta jaanuaris just Kerese mälestusturniiri alguseks ilmuski ajalehe Eesti Maleelu esimene number. Ja selle ütleme päismiku ma mõtlesin ise välja, kuna mu oma tehnilised oskused ei olnud tookord veel nii tasemel, et seda teha, siis andsin oma ideed edasi küljendajale, tema tegi ilusti ära ja selline ta sai. Siin on siis ajalehe Eesti Maleelu kõige esimese numbri esikaas. Ja pildil on siis näha Eesti esimaletajat rahvusvahelist suurmeistrit Kaido Külaotsa, kes on võitnud järjekordse turniirisarja. Algul ilmus leht läbinisti mustvalgena, hiljem tuli juurde ka sinine värv. Ja siin on siis näha
vaatame edasi seda sama esimest numbrit. Päismikus on ilusti öeldud, et tegu on Eesti malesõltlaste häälekandjaga. Sest male, ta kipub olema selline harrastus, mis võtab inimese kogu eluks. Ja inimene on sellest pöördumatus sõltuvuses ega tahagi enam vabaneda. Ja arstiteadlased on seda uurinud ja on välja uurinud, et kui inimene mängib malet, siis see käivitab tema ajus samad piirkonnad, mis käivituvad siis, kui inimene tarbib mingit mõnuainet. Nii et siis pole ime, et tegemist on malesõltuvusega ja Eesti maleelust saigi Eesti malesõltlaste häälekandja. Ja siin ma võtsin eraldi ette lugeda olemasolu õigustuse, sest malelehe üks peamisi asutajaid, õigemini selle mõtte autor oli ju meistrikandidaat Andrus Talihärm, kes oli omal ajal päris tugev noor maletaja, seda ka Nõukogude Liidu ulatuses, aga siis elu tegi oma korrektiivid ja täiskasvununa tuli hakata leiba teenima tal teistes valdkondades, aga malele ta tuli tagasi. Nii et aastal 2013 ja 2014 ta mängis juba turniiridel usinasti malet ja seepärast tema oli ainuõige inimene, kes kirjutas artikli, milleks ja kellele on vaja maleleht ja mida sellelt võiks oodata. Kuna see on lühike, ma loen selle ette, see aitab paremini mõista, miks maleleht üldse tekkis. Ja nimelt, loodus ei salli tühja kohta, ka Eesti male ajakirjanduses mitte. Male on Wikipedia andmetel teatavasti strateegiline mäng kahele mängijale, mis ühendab kunsti, teaduse ja spordi elemente. Lisaks on ta üks tore ja väga vajalik hobi alli argipäeva leevendamiseks ning midagi sellist, mida võime edukalt nautida kuni oma maise teekonna lõpuni. Aastaid sellest sõltuvust tekitavast niinimetatud maleelust eemal olnuna ja uuesti tagasi pöördununa tekkis mul tunne, et midagi oleks nagu puudu. Aja jooksul süvenes veendumus, et vaatamata interneti ja muude elektrooniliste kanalite rohkusele on puudus just paberkandjal lihtsast Eesti maleelu kajastavast ajalehest, mida oleks mõnus ka tugitoolis või diivanil mugavalt lugeda. Kuna loodus tühja kohta ei salli ja idee leidis kiirelt positiivset vastukaja, ei olnud vaja pikalt mõelda. Lisaks selgus, et professionaalsed kirjutajad ja peatoimetaja on lausa käeulatuse kaugusel. Loodan siiralt, et siin jätkub lugemist nii tavalistele malearmastajatele kui ka professionaalsetele suurmeistritele. Samuti on oodatud kõik kirjutised maleturniiride ülevaadetest, maleanalüüsidest, arvamusartiklid ning kõik huvitav, mis puudutab malemaailma. Arenedes ja toetajate kasvades võib lehtki minna paksemaks, värviliseks ning miks mitte ka ajakirjaks. Ehk aitab see leht kaasa kogu Eesti male arengule, pakkudes kaasaelamist ning rõõmu. Head lugemist soovides Andrus Talihärm ja tema kohta siis tutvustuseks, et ta on meistrikandidaat ning maleklubi Phalanx asutajaliige. Sel põhjusel siis ja sellistel asjaoludel maleleht asutatigi ja huvitavat, talle on teinud kaastööd ka selline tegelane nagu Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Nimelt lehe järjekorras, mis ta on siis 13. numbris, ilmus kohe esiküljel temalt artikkel, mille pealkiri oli Male on loodusliku ja loomuliku intellekti ülimuslikkuse tõestus. Ja see oli tema ettekande tekst, mille ta oli pidanud aasta varem, ütleme 2016. aasta 14. detsembril Toompeal toimunud maleteemalisel konverentsil. Ja siis ma tookord võtsin presidendi kantseleiga ühendust, ütlesin, et kuna see ettekanne oli niivõrd hea, lausa ebapoliitikulikult asjalik ja ilus, siis palun luba see avaldada ja presidendi kantseleist tuli luba, nad hea meelega lubasid selle avaldada, nad olid rahul. Nii et ka president oskas malet hinnata ja seetõttu ka tema sai malelehe kaasautor. Et võiks nagu arvata, et kui juba riigi pea on malelehe kaasautorite hulgas, siis peavoolu ajakirjanduse tähelepanu võiks selline ajaleht nagu pälvida, aga tutkit, niimoodi ei läinud. Ja
mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal teatakse malelehest. Ning kuigi õiguslikult ehk rahvusvahelise õiguse järgi näiteks Petseri on Eesti Vabariigi territoorium, aga praegu ta on Venemaa võimu all ja teda loetakse välismaal, ütleme, Venemaa osaks. Ja siin on pilt, kus Eesti maleelu numbrid on kenasti Petseri raamatukogus avariiulil ja selle pildi tegi seal Petseri raamatukogus käies Ilmar Vananurm, kes on Eesti setude üks vaimseid juhte. Ja nagu näete, vene keeles on siia kirjutatud peale, et meie naabrite juures ja Petseri venelaste jaoks näiteks Eesti Vabariik ongi naaber, sellepärast on väga õigesse kohta pandud Eesti maleelu numbrid. Ja meie vaatajatele teadmiseks, et see leht levib ka välismaal. Ta levib Soomes, Rootsis, Tšehhis, Ungaris, nagu juba öeldud, Venemaal, ka Kanadas ja USA-s. Võimalik, et keegi on seda veel viinud. Saksamaal ka. Saksamaal on ka teda saanud. Nii et võiks öelda, et rahvusvahelise mõõtmega leht, aga näed, Eesti peavoolumeedia pole suutnud seda märgata, nii et tõeline tubli luuraja töö võiks öelda toimetuselt. Ja siin on siis esikülgi näha, kuidas leht näeb välja. Näete, esimene number jäigi läbinisti mustvalgeks ja alates teisest numbrist lehele lisandus juba ka sinine värv. Ja siin on veel näiteid esikaanest. Eesti maleelu esikaanel on ilmunud ka ilusate naismaletajate pilte ja mitte vähe. Ja siin on lihtsalt kaks näidet, kuidas Pärnumaa ilusaima maletaja pilt sattus Eesti maleelu esikaanele. Võib öelda, et seesama Pärnumaa ilusaim maletaja Eleri Tehvanus, varasema nimega Eleri Eier, tema sai siis kahekordseks Eesti maleelu esikaane tüdrukuks. Ja võite kindlad olla, et ta oskab ka malet hästi mängida. Ta on midagi enamat kui lihtsalt ilus kest. Tal on ka mõistus täiesti kohal, ta on kiire taibuga ja mängib päris korralikult. Nii et ükski mees temaga mängides ei tohiks ennast lõdvaks lasta, muidu on kaotus kohe tulemas. Ja siin veel näiteid Eesti maleelu tegevuse kohta. Eesti maleelu on olnud ka näiteks Kose valla malemeistrivõistluste kaaskorraldaja. Siin on näide diplomist. Diplom on sarnase kujundusega Kose malemeistrivõistlustel juba päris mitu aastat. Ütleme, alates tollest ajast, kui Eesti maleelu loodi ja kui tekkis ka Kose malekabeklubi. Seal peal on Kose malekabeklubi papp, Kose vallavapp ja Eesti maleelu päismik ehk siis sümbol või embleem, kuidas keegi ütleb. Ja siin on siis pildil kaks suurt malesõltlast. Üks on Jüri Ratas, kes on Paul Kerese tänava maleturniiri peakorraldaja juba alates aastast 2011. Ja tema kõrval on siis Eesti maleelu peatoimetaja. Ja see pilt on tehtud 25. mail 2024 seal samas Nõmmel, kus seda turniiri korraldatakse. Jüri Ratas on väga tubli korraldaja, ta on alati ise kohal, teeb seal transamehe tööd, jagab suupisteid võistlejatele, pärast annab auhinnad kätte, on väga südamlik nagu oma poiss. Nii et selles mõttes ta on Eesti poliitikamaastikul erandlik tegelane. Aga jah, sellele vaatamata ütleme, et peavoolumeedia ei pea seda asjaolu nagu sellist, mis ületaks uudise kõnnise. Ja selle pildi tegi siis Kalle Aljas, kes on Kose male kabeklubi liige, Kose male ja kabe paremiku üks liikmeid. Ta on tulnud vallameistriks ka kabes ja samuti tulnud medalile maakonnameistrivõistlustel võistkondlikel. Nii et selles mõttes ta on igati väljapaistev mees, mitte ainult pildi tegija. Ja siis tookord ta oli muidugi seal turniiril kohal, mängis kaasa, tegi pilti ja tihtipeale on niimoodi, et pildistajat ennast ei jäägi peale, sest tema on pildistaja, teda pildistatakse harva. Aga järgmise pildi peal on siis näha, kuidas Kalle Aljas vasakul on sattunud samas Nõmmel võistluspaigas ühe malelaua taha, millele pandi Paul Kerese mälestuseks silt. Ja Jüri Ratas osalt oma rahast, osalt sponsorite abiga ajas välja need malelauad ja tänavu siis 2025. aasta 24. mail see
pidulikult avatigi ja pildi tegi siis Aavo Murutalu, kes on samuti tubli pildistaja ja ühtlasi Kose Male Kabeklubi üks paremaid mängijaid. Ja seni on olnud Eesti maleelul, ütleme 4 ajajärku, kus on olnud eri väljaandja. Esimesel 3 aastal ehk siis aastatel 2014 kuni 2016 olid väljaandjateks Eesti Male Toetusühing ja Maleklubi Phalanx. Sest ma olen ka ise Maleklubi Phalanx liige ja samuti oli Maleklubi Phalanx asutajaliige, meistrikandidaat Andrus Talihärm, kellest tegin juttu seoses Eesti maleelu kõige esimese numbriga. Ja aastal 2017 ilmus siis Eesti maleelu Eesti Male Toetusühingu ja Kose Male Kabeklubi ühisväljaandena. Ning alates aastast 2018 kuni 2024. aasta lõpuni oli väljaandjaks Kose Male Kabeklubi üksinda. Ning alates siis 2025. aasta algusest on väljaandjaks mittetulundusühing Eesti Maleelu. Nii et näete, leht on siiani ilmunud, kõik need organisatsioonid, kes on välja andnud, on täiesti ametlikud. Mingi põrandaluse lehega pole tegemist, põrandaluse ettevõtmisega. Ja lehele teevad kaastööd ka Eesti paremad maletajad, samuti paremad maletreenerid. Seda loetakse üle Eesti, loetakse ka välismaal. Aga kummalisel kombel Peavoolu meedia leiab, et seda pole olemas. Ja siinkohal huvitav fakt. Kui oli Eestis koroonaviiruse hüsteeria, siis mingil hetkel Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus lõpetas spordisaadete tegemise, kuna spordivõistlusi lihtsalt ei toimunud. Ja siis ma pakkusin lahkelt, et nad võiksid teha saate Eesti maleelust, ajalehest Eesti maleelu, sest siiani ei olnud seda kajastatud ja Eesti Rahvusringhäälingu üks ülesandeid ongi kajastada kõike huvitavat, mis toimub Eesti keeleruumis ja Eesti kultuuriruumis. Ja Eesti ainus maleteemaline ajaleht on ju kahtlemata eestikeelse kultuuriruumi lahutamatu osa. Ja siis saatsin selle ettepaneku koos lehtedega Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu juhi Rein Veidemannile. Temalt sain kinnituse, et kõik oli ilusti kohale jõudnud, aga mida ei olnud, oli siis Rahvusringhäälingu sporditoimetuse poolne huvi. Ja seda pole nagu siiamaani olnud. See on tõepoolest kummaline, sest vaadake, kui erakapitali puhul on veel aru saada, oletame, et ajalehe või telekanali omanik mingil põhjusel on malevihkaja või tal ei meeldi inimene, kes teeb mingit male asja. Et siis ta võib nagu, juriidiliselt tal on õigus öelda, et ärge seda kajastage. Aga Rahvusringhääling on midagi muud. Rahvusringhääling on kohustatud kajastama kõike väärtuslikku, mis toimub selle riigi või rahvakultuuriruumis, keeleruumis ja kahtlemata Eesti ainukene ajaleht on selle osa. Aga nendele, kes siis ei pea malelehte luureorganisatsiooniks, panin siis andmed, kes soovib ühendust võtta ajalehega Eesti maleelu, siis saatku elektronkirja aadressil eesti.maleelu@gmail.com. Ja kes soovib rahaliselt seda toetada, siis tehku ülekanne julgesti pangaarve numbril EE 754 20 427 8638 24 2602. Sest uskuge või mitte, kuid Eesti maleelule on siiani annetatud raha mitme suurusjärgu võrra vähem kui näiteks Eesti LGBT ühingule. Ja iga meie vaataja võib ju ise otsustada, kumb ajab siis nagu õigemat asja Eesti kultuuri seisukohalt, Eesti rahva püsimajäämise seisukohalt. Kas LGBT ühing või ajaleht Eesti maleelu? Kumb õpetab siis inimesi rohkem mõtlema? Lihtne on olla kõrval kuskil põõsast passida, öelda, et las teised teevad. Mina tulen välja siis, kui kõik on juba selge ja kõik on edukalt lõppenud. Aga hulga olulisem, hulga julgem on tulla appi õigel ajal. Ja eks me vaatajad ise otsusta, mida keegi peab oluliseks. Ja samuti ma loodan, et tänane saade andis mõtteainet nendele, kes arvavad, et maleleht
ongi selline asi, mis tuleb maha vaikida, ka siis, kui seda leidub kogu keele- ja kultuuriruumi peale üks ainus. Selline oligi siis Heade mõtete kasti 16. saade, kus Heade mõtete kastis oli luuremaleleht ja iga meie vaataja, kes selle lõpuni vaatas kannatlikult, sai seda vaadates ise kaasa mõelda, kas tõepoolest on tegemist luureorganisatsiooniga või on tegemist siiski millegi muuga ja mis võib olla tõeline põhjus, miks eelistatakse näiteks igasugu LGBT-lasi malelehe tegijatele. Ma jätangi selle küsimuse praeguseks õhku ja kui teile meie saade meeldib, võite seda julgesti teistelegi soovitada, kui teate oma sõprade, sugulaste, tuttavate hulgas malehuvilisi. Las vaatavad nemadki ja las mõtisklevad selle üle, kuidas on võimalik, et 11 aastat ilmub Eestis riigis, mille sajandi sportlaseks tunnistati maletaja. Selline ajaleht, mille olemasolust peavoolumeedia ei tea mitte midagi. Mõelge selle üle, head vaatajad. Kohtumiseni, kuulmiseni.